On üsna veider mõelda, et see väga kaasaegne, uhke, müra ja vibratsioonivaba liinilaev paiskab igas kuus õhku umbes 230 tonni CO2. Tänu sellele sinisele vidinale lõpeb see pull aga peagi ära. Nimelt on Tallinna Sadamal, Tallinkil ja teistel liinilaevade operaatoritel käsil projekt, mille käigus paigaldatakse sadama 5 kaile laevade jaoks mõeldud kalda elektriseadmed. Ja mitmeid Tallinna Vanasadamas peatuvaid laevu ootab ees mõningane ümberehitus. Esimene kalda elektrit laevale toimetava kraana raam sai pidulike kõnede saatel juba oktoobrikuus sisse õnnistatud. Roheline sadam. See tähendab keskkonnasõbralik sadam. Sisuliselt tähendab see seda, et laev saab oma elektrienergia vajaduse maa pealt. Laeva poolt tarvitav võimsus on märkimisväärselt suur. Liinilaevadel on see vahemikus 2–4 megavatti. Inimkeeles tähendab seda, et see on sama suurusjärk, mida Tallinna Sadama Vanasadam täna maa peal tarbib. Üks laev versus kõik poed, kõik piiriruumid, kõik kokku. Wow. No kõlab just kui nagu ainult laeva inimeste mure, aga tegelikult on see ka just sadama mure. Et miks see Tallinna Sadamale üldse nõnda oluline teema on? Loomulikult on see sadama mure. Sadam hoolitseb selle eest, et oleks puhtam ja tervem keskkond sadamalal. See on sadama vaates väga teretulnud, kui suudame vähendada heitmete koguseid, müra ja vibratsiooni, mida küll tänapäeva laevadel väga ei ole, aga ikkagi. Selleks, et tallinlased saaksid nautida puhtamat õhku, on Tallinna Sadam lasknud maasse kaevata 100 meetreid kaablit, mis hakkab juhtima 11 000 voldist voolu laevadesse, kuhu on omakorda paigaldatud omalaadsed alajaamad, mis lubavad kalda elektri muundada laevale sobilikuks. Samasuguseid töid samade standardite järgi tehakse tegelikult ka Helsingi, Turu ja Stockholmi sadamates. Meie laevad, kes käivad Helsingist Stockholmi, on kasutanud juba mõnda aega seda kalda elektri võimalust Stockholmi sadamas, kuna Stockholmi sadam on olnud selles osas selline pioneer, et kui ma ütlen niisugused absoluutarvud, et siis tänu sellele, et Stockholmi poolel, nii-öelda ühel poolel laev peatub vastavalt graafikule kai ääres, siis tänu sellele tekitab ta aastas 1400 tonni CO2 vähem. Et see on päris suur number, eks ole, et võib-olla ka inimestele nii-öelda hoomamatu, eks ole, aga muidugi nii-öelda ülekantud tähendus, et see võrdub võib-olla kuskil circa 2,5% kütusekulu vähenemisega. Ehk siis, et tegelikult see efekt on olemas, ütleb, et see efekt ei ole võib-olla selles mõttes maailma päästev, aga kindlasti ta on samm õiges suunas. Lisaks siis süsinikdioksiidi nii-öelda õhku paiskamise vähenemisele on tegelikult võib-olla kohaliku kogukonna jaoks hästi oluline tegelikult see, et lisaks sellele väheneb märkimisväärselt ka lämmastikoksiidide õhku paiskamine, mis on sisepõlemismootori nii-öelda käitamisel paratamatu ja teine, mis on väga oluline, on ka vääveldioksiidide vähenemine, nii et tegelikult siin me saame ka rääkida märkimisväärsest vähenemisest, mille mõju tegelikult kohalikule kogukonnale, arvestades seda, et meie laevad käivad nii-öelda linna südames või siis tiheasustusalal, eks ole, et siis see on kindlasti mitte vähetähtis. Mis selline kalda elektrisüsteemide loomine nüüd laevapersonalile kaasa toob? Laevapersonalile esiteks on laeva tehtud suured investeeringud, ümberehitused masinaruumis kui ka siis ruumis, kus asuvad elektrikilbid ja kust elektri vastuvõtmine laeva toimub. Teiseks siis, kui see projekt saab valmis ja laev tõesti seisab kalda toite peal sadamas, siis laevameeskonna jaoks eelkõige tähendab see seda abimasin laeval, mida praegu kasutatakse siis elektri tootmiseks laeval, ei pea sellel ajal enam töötama seisu ajal. Seoses sellega siis väheneb müra masinaruumis eelkõige, samuti vähenevad abimasinate töötunnid ja seoses sellega siis ka loomulikult masinate hooldusvälp suureneb, ehk siis ei ole vaja neid nii tihti hooldada, kuna nad töötavad vähem. Piltlikult öeldes tuleb laev sadamasse,
Talle ulatatakse kraana abil kaabel, mille 1 meeter kaalub 6 kilogrammi. Seetõttu ongi kaidele vaja kraanasid, sest juhe on lihtsalt nõnda raske. Kui laevapersonal on kätte saanud 20 kilogrammise pistiku ja selle seina ühendanud, asubki laev tarbima maismaa elektrit. Igasugune kütuse tarbimine lõpeb sel hetkel täielikult nii kauaks, kui laev Tallinnas peatub. Mis lõppkokkuvõttes odavam on? Kas see elekter, mis nüüd siia laeva hakkab tulema või siis see kütus? No see on niisugune nii-öelda trikiga küsimus natukene, eks ole, et tegelikult täna me näeme seda, et see seadusandlik taust ei ole päris ühesugune, ehk siis võrdväärne nii-öelda konventsionaalsel või traditsioonilisel laevakütusel ja elektril, mida me täna kasutame, et siis siin on raske tuua seda erinevust, ta ütleb, et nad on üsna lähedal üksteisele, et kindlasti meie aspektist on väga oluline ka see keskkonnahoiu argument, et me genereerime seetõttu vähem heitmeid, eks ole, mis siis tegelikult nagu linnasüdames või tiheasustusalal, nagu meie sadamad paraku on kõikides otsades, on hästi oluline näitaja tegelikult ka Tallingi jaoks. Millal esimene pistik nüüd ühendatakse? Tallinna sadama poolt on praegust ehitustempot ja graafikut arvestades tõenäoliselt on käesoleva aasta lõpuks valmidus olemas. Ma arvan, et detsembris on sellel kail esimene ühendamine hakkavad testimised. Et detsember 2019 veel selle aasta sees hakkavad testimised ja 2020 siis peaks olema siin juba normaalsus, et Tallinna inimestele paiskub pisut vähem heitgaase. Selle kai puhul küll, jah.